Palun vabandust väikese viibe eest, kahjuks on meil täna siin tehnilised probleemid, aga õnneks on meil külas Rakvere Reaalkooli poistekoor ja tütarlastekoor koos dirigent Elo Üleojaga, kes aitab meil lipud sisse tuua. Täna toovad lipud sisse Ainar Tropp ja Jane Perve. Kutsun sõnavõtuks lavale õppe- ja arendusjuhi Mihkel Kanguri. Hea koolipere, olete te vahel mõelnud, miks on riikidel lipud ja kust kohast on üldse alguse saanud see traditsioon, et rahval on oma lipp? Ilmselt ei saa me iialgi teada, missugune oli esimene lipp mõnel rahval. Ilmselt oli see mõni heinakuust või loomanahk tõmmatud kusagile teiga otsa, et anda omadele märku, siin on ohutu ja võõrastele hoiatuseks, et ära parem siia tule. Keskajal oli lipp võimusümbol, kuninga sümbol, mille nimel suremine oli auküsimus. Tänapäeval me teeme kõik selleks, et oma lipu kaitsmisel keegi asjatult liigselt verd ei peaks valama. Ka meie kool on loodud selleks, et ühiselt meie lõpetajad teaksid ja oskaksid vajadusel koonduda ja seista kaitsel meie lipu eest. Noored, nad olid umbes teieealised, kes vaatamata võimukiusule
ja vastuoludele, leidsid selle võimaluse, kuidas 140 aastat tagasi minna ja sisse õnnistada oma lipp. Ja sellest lipust sai ühel hetkel meie rahvuslipp. Olgu teil samasugust ettevõtlikkust, julgust, pealehakkamist, mida me muide oleme näinud teie tegutsemises väga erinevate projektide juures, ka praegusel hetkel meil käimas maailmaharidusnädalal. Jätkugu teil seda indu, julgust seista enda põhimõtete eest, enda väärtuste eest ja kui kõlab kutse, siis tulla tagasi ja seista ja kaitsta seda lippu. Sest mis on mõtet meie tegemistel, kui pole meie riiki, kõik meie tegevused peavad seisma selle eest, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Elagu Eesti, elagu sinimustvalge lipp. Eesti rahvusliku juubeli tähistamiseks on meile need lipuvärvid annetanud organisatsioon Eesti Üliõpilaste Selts kutsunud üles oma liikmeid külastama koole ja rääkima lipulugu. Ja tänasel pidulikul aktusel ongi mul hea meel, et meid on külastamas hea kaasvilistlane, ajakirjanik, endine poliitik, ühiskonnategelane, Rakvere esimese keskkooli vilistlane Hannes Rumm. Aitäh! Tere ja ilusat päikselist päeva! Mul on tõesti hea ja mõnus siin olla, sest et 11 aastat oma elust veetsin ma selles valges majas seal, õppides 1. kuni 11. klassini Rakvere esimeses keskkoolis. Ja minu jaoks on väga kodune ka see teine maja, seal kõrval see teeningutes olev vana kirik. Teie olete näinud seda kirikut sellise tühjana seismas. Mina olen seal kirikus 9 aastat oma elust korvpalli mänginud, sest vanasti oli seal Rakvere kõige parem võimla. Et eriti hea see võimla ei olnud. Meil oli alati väike koduväljaku eelis, kui me mängisime teistest linnadest tulnud korvpallisatsidega, sest kuna väljak oli kitsas, olid need kiriku postid, seinapostid olid väljaku ääres, siis meie tundsime ennast selle väljakul palju paremini kui Pärnu või Tallinna post. Aga räägime täna Eesti lipust ja tegelikult ma mõtlesin, et ma jagan oma esinemise 3. Esimene, me räägin teile 3 lühikest lugu. Esimene lugu on minu enda ja sinimustvalge lipu lugu, teine lugu on sinimustvalge lipu ajalooline ülevaade ja 3. on siis teie põlvkonna sinimustvalge lipu lugu. Aga palun nüüd vahetada slaide. Nii. Ja siin on siis lühidalt andmed minu kohta, et õpetasin 87. aastal Rakvere gümnaasiumi, 87. juuni olin siis siinsamas Künka otsas oma klassikaaslastega tegime lõpupilte ja see märge EVS 1982 tähendab siis seda, et 1,5 aastat hiljem, 88 aasta teisel semestri sai minust Eesti Üliõpilaste Seltsi liige. Pilt ei oma mingit seost eelneva jutuga ja minu esimene küsimus ongi teile, et kus see pilt on tehtud ja millal? Narva, õige, millal? 9. mai. Kui sa oleksid mälumängus, saaksid kindlalt 2 punkti praegu. See pilt on tehtud tänavu Narvas 9. mail ja nagu te näete, on seal siis 3 olulist lippu ja miks te arvate, miks siis Narva kindluse seinale need lipud tänavu 9. mail välja pandi? Kuidas palun? Üle jõe on Venemaa ja mida nad siis tegid seal üle jõe Venemaal? Üle jõe Venemaal ehk siis Ivangorodis ja eesti keeli Jaanilinnas korraldati selline propagandakontsert, mis oli mõeldud eestlasi ja Narva elanikke provotseerima. Seal mängis siis selline Putini sõbralik muusika ja peeti Putini sõbralikke kõnesid.
ja selleks, et seda siis kuidagi oma sümbolitega tasakaalustada, siis Eesti poolel pandi välja Eesti lipp, Euroopa lipp ja Ukraina lipp. Ehk et see oli siis nagu selline sümbolite vastasseis ja lisaks oli siis Eesti poolt plakat, Putin on sõjakurjategija. See oli nagu värske näide sellest, kuidas lippe isegi rahvusvahelises suhtluses kasutatakse. Kui mina olin, kui nüüd jälle enda juurde tagasi tulla, et kui meie kooli lõpetasime, siis siin veidi teie maast edasi asus Nõukogude sõjaohvrite mälestusmärk. Siit tänavat pidi veidi edasi minna, asus miilitsa ja kaitset KGB hoone. KGB oli siis Nõukogude salapolitsei ja kord oli ka minul 17-aastana sellisele juhus, siis et mind kutsuti sinna Nõukogude salapolitseisse ja tehti mulle austav ettepanek, et Hannes, ole hea, hakka meiega koostööle, mis tähendas siis seda, et nad oleksid tahtnud, et ma jälgin seda, mida minu kaasõpilased teevad, kas keegi räägib mingit neist riigivastast juttu ja käin ja kaevan sellest salapolitseile. Et ma ei hakanud nendega koostööle, aga ma arvan, et see oli üks kõige ebameeldivaid hetki minu elus, sest nende käes oli selline võim. Ma kartsin, et nad võivad otsustada seda, et kas ma saan tulevikus minna ajakirjandust õppima või mitte. Ja see oli erakordselt ebameeldiv kogemus. Ja see võim oli siin nähtav ka Rakveres avalikus ruumis, lehvisid Nõukogude lipud, igal pool olid Lenini pildid, koolilapsed sõltumata vanusest olid siis kas oktoobrilapsed, pioneerid või komnoored, kõigil pidi olema rinnas väike märk, kus oli kommunist Lenini pilt, Lenini näopuutis ja punase lipu värv. Et see oli siis nagu selline, kuidas kommunistid tähistasid avalikku ruumi. Kui me nüüd ringi vaatame, siis me näeme Eestis, Rakveres ja Tallinnas sinimustvalgeid lippe ja näeme väga palju Ukraina lippe, mis näitab seda, et Eesti avalik ruum on meie kontrolli all ja me ka Eesti avalikus ruumis väljendame väga tugevat toetust Ukraina. See pilt on selline, et see peaaegu mitte midagi ei ole näha. Minu esimest korda elus, kui ma nägin aga minu jaoks on see pilt oluline selle jaoks, et esimest korda elus nägin ma sinimustvalgeid värve avalikult Eestis tänaval 17. aprillil 1988. See juhtus Tartus, seal oli muinsuskaitse meeleavaldus ja muinsuskaitse meeleavaldus, seal oli siis nagu rongkäik ja see rongkäik lõppes siis selle maja ees. See on ajalooline Eesti üliõpilaste seltsi hoone ja seal maja ees siis ei julgetud veel sinimustvalget lippu välja tuua, aga toodi välja siis üks suur sinine lipp, üks suur must lipp ja üks suur valge lipp. Ja siis nendest kolmest kokku tulid sinimustvalged värvid ja see oli tollal tohutu ahhaa-elamus, et avalikus ruumis ei ole ainult Nõukogude lipud, vaid on ka siis sinimustvalged Eesti rahvusvärvid ja see oli tohutu edasiminek eestlaste sellises eneseteadvuses. Ja minu jaoks oli see selline hetk, et seal selle salli massi keskel olles ma sain aru, et see päev kirjutatakse Eesti ajalooõpikutesse ja mul on õnn olla selle päeva osaline. Ja siis ma veel ei teadnud, et see maja on Eesti üliõpilaste seltsi maja, sest tol ajal asus seal ka kummalise kokkusattumise kohaselt võimla ja ma ei teadnud, et paar aastat hiljem olen ma ise selle maja asukas Eesti üliõpilaste seltsi liikmel. Ja see, kuidas Eesti taasiseseisvus, selle puhul just see lipu tähtsus, sinimustvalgete rahvusvärvide tähtsus oli hästi oluline. Et see, kui juba mõni aeg hiljem, kui oli aprillist tulid esimest korda veel sinine, must ja valge lipp eraldi, siis juba 88. aasta suvel lehvisid Eestis igal pool sinimustvalged lipud ja see andis inimestele sellist usku, et me võime taas vabaks saada. Et see oli nagu selline, kui inimesed nägid, et teised inimesed on sinimustvalgega väljas, siis see andis julgust ka ise selle rahvaga liituda ja näidata protesti Nõukogude võimu ja Nõukogude okupatsiooni vastu. Ja sealt läks veel natukese aega edasi, kuni sinimustvalge lipp sai oma koha teiste riikide lippude kõrval erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ees. 1991. aastal juhtus see siis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ees New Yorgis, aga läks veel päris pikalt aega, enne kui Eesti sai päris tõsiselt võetavaks riigiks. See oli 2004, kui siis Eesti lipud tõmmati aprillikuus üles NATO peakorteri ette Brüsselis ja mais tõmmati Euroopa Liidu ette samuti Brüsselis, sest me saime nende organisatsioonide liikmeks. Ja juba 1991. aastal see oli nagu tõeline võidurõõm eestlaste jaoks, et me oleme jälle pärast poole sajandi pikkust okupatsiooni tõsiseltvõetav riik ja seda näitlikustas see, et meie lipuvärvid olid siis eksponeeritud New Yorgis ÜRO-s. Ja
Eesti ajaloos on erinevaid väljapaistvaid sportlasi, aga üks kõige haruldasemaid neist on Eerika Salumäe. Eestlased võitsid olümpiamängudel medaleid ka siis, kui Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. Nad tegid seda siis punases dressis, sinna dressi peale tikitud tähed SSSR, ehk siis vene keelest tõlgituna Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit. Ja Eerika Salumäe oli siis esimene sportlane, kes jällegi sinimust-valges särgis võisteldes 92. aastal Barcelona olümpiamängudel võitis Eestile kuldmedali. Ja see oli selline, ma arvan, et tollel hetkel kogu Eesti rahvas oli raadiote ja telerite juures, elas sellele võidule kaasa. Trekisõit ei ole selline spordiala, mis on erinevalt jalgpallist või korvpallist tõmbab tuntud masse ligi, aga eestlaste jaoks oli tol hetkel nii oluline, et terve rahvas oli jälgimas Eerika võistlust. Ja see oli oluline selle jaoks, et kui see oli nagu oluline selles mõttes, et Eesti firmad olid väikesed, erilised nagu midagi rahvusvahelisele turule veel müüa ei pakkunud. Meie lauljad ja kirjanikud olid rahvusvaheliselt vähetuntud ja esimene valdkond, kus eestlased suutsid näidata, et me lööme rahvusvahelises konkurentsis läbi sport. Ja Eerika Salumäe oli siis, tema esimene kuldmedal oli selle edu kehastus. Ja selle sinimustvalge lipuga juhtus veel selline koomiline lugu, et Eesti taasiseseisvus 91 ja aasta hiljem olid Barcelonas olümpiamängud. Ja ega siis Hispaanias keegi väga ei teadnud, et milline kus Eesti asub või milline Eesti lipp välja näeb. Ja kui Eerika Salumäe võitis kuldmedali, siis sinimust-valge tõmmati lipuvardasse tagurpidi. Ehk et siis valge oli üleval ja sinine oli all. Aga hoolimata sellest koomilisest seigast, see võit oli eestlaste jaoks tohutult tähtis ja rahvuslikku sellist eneseusku anda. Aga nüüd teine lugu, et kuidas siis sinimust-valge lipp sündis hästi lühidalt. Mul on olnud au õppida selles majas Tartus, see on Tartu Ülikooli peahoone. See on tõesti eriline tunne, kui sa õpid kaasaegses ülikoolis, aga teed seda hästi väärikas ja vanas majas. Ja selles majas siis asutati ka Eesti üliõpilaste selts. Siin on oluline märkida, et Tartu Ülikool oli sel ajal saksakeelne ülikool. Seal õppisid põhiliselt sakslased, seal õppisid venelased, poolakad, juudid, armeenlased, aga ülikool oli saksakeelne. Ja 90. lõpus või siis 1890. aastatel muutus ülikooli venekeels. Ehk et ta oli siis nagu Tartu ülikool, aga ta ei olnud Eesti ülikool. Eesti üliõpilasi oli seal väga vähe. Eestlased olid vaesed, kõrghariduse omandamine oli kallis. Ja neid Eesti perekondi, kes said lubada endale seda, et oma lapse saaksid ülikooli ja kõrgharidust omandama, oli ülivähe. Ja kui mõtlesin, et lapsi ülikooli saata, siis ma mõtlesin, et poissi ülikooli saata, sest tüdrukud jõudsid ülikooli alles 20. sajandi alguses, neid oli alguses väga vähe. Ja need eestlased, kes siis ülikoolis 1870. aastatel kokku said, oli see rahvusliku ühtsustunde põhjal neid oma organisatsiooni Eesti üliõpilaste seltsi, mida algul tauniti ja millel oli sellist ametlikult tunnustust väga raske saada. Eesti üliõpilaste seltsi tekkel on tegelikult selline nagu Mihkli käes, korralik sinimust-valge. Minu oma näib natukese nagu määrdunud sellepärast, et ta on esiteks väga vana, et on tehtud mingist odavast materjalist, mis selle ajal vastu pidanud. Ja teiseks on see siis ka kuldrebase tekkel, mis tähendab seda, et mul kuulus ülikooli lõpetamiseks rohkem kui 12 semestrit. Ja siis need, kes on sellised aeglase õppimisega, et nendele antakse erilise tunnustuse märgiks veidi teist värvi tekkel. Ja Eesti lipu puhul on täiesti haruldane see, et ma tean, et erinevad ajaloolased ajakirjanikud on seda väga põhjalikult uurinud, aga ei ole leitud ühtegi teist riiki maailmas, kus teatakse täpselt, et vaat see lipp oligi esimene Eesti lipp. Ja Eesti lipp on just selline, et on täpselt teada, et 1884. aastal siis need tublid naised, kelle mehed kuulusid Eesti üliõpilaste seltsi, võtsid sinist kangast, valget kangast ja musta kangast ja üldasid sellest kokku sinimustvalge lippu. Ja täpselt seda sama lippu võib praegu vaadata Eesti Rahva Muuseumis. Soovitan teil seda kõike, seda ise ka järgi vaatamas käib. Ja kui enne oli juttu, et alguses oli Eesti üliõpilasi Tartu ülikoolis väga vähe, siis Eesti iseseisvuses loomulikult Tartu ülikool muutus ka Eesti ülikooliks. Ja nagu te näete, siis juba 50 aastat pärast lipu pühitsemist oli Tartus Eesti üliõpilasi väga palju. See on siis Eesti üliõpilaste seltsi liikmeid, loomulikult oli ka teisi üliõpilaste seltsi on täni, aga EÜS oli siis omas ajas kõige suurem ja kõige arvukam üliõpilaste kogu. On seda Tallinni EÜS-i liikmeid on praegu seisuga veidi alla 1000, enamus neist asub Eestis, aga ka siis teistes maailma riikides.
ja Eesti lipu saatus on sarnane Eesti saatusele, et kui 1940 algas Nõukogude okupatsioon, siis nii nagu hakati represseerima Eesti poliitikuid, sõjaväelasi, kultuuritegelasi, keelati ära ka Eesti üliõpilaste seltsi tegevus ja EÜS-i ajalooline lipp peideti ära, sest oli täiesti põhjendatud kartused, et kui kommunistid selle kätte saaksid, siis nad lihtsalt hävitaksid selle ära. Ja kuidas seda siis peideti, seltsi toonane esimees võttis siis ühe oma tuttava või sugulase talu, Läänemardi talu Jõgevamaal ja peitis selle lipu sinna ära. Kui ta ise siis enne sõja lõppu Eestist lahkus, siis ta peitis selle lipp oli veidetud Korsna jala sisse. Nende inimeste arv läbi aastakümnete, kes teadsid, kus täpselt see ajalooline lipp asub, oli väga loetud, see oli tohutu saladus ja alles siis, kui Vene väed, kui Eesti oli iseseisvunud, siis toodi see ajalooline lipp sealt peidikust välja. Algul oli ta üsna täbaras seisus, et võite isegi ette kujutada, et kui mingi riie on ligi 100 aastat vana, et see iseenesest on juba kipub ära väsima, aga kui teda on ka peidetud, kus ta on kokku rollit on olnud Korsna jalased, siis see ei mõju kanga tervisele väga hästi. Ja selline oli siis üks esimesi kordi, kui Eesti rahvale demonstreeriti ajaloolist EÜS-i lippi täies hiilguses, see pilt on tehtud Tallinnas Kaarli kirikus. Ja tookord olid siis ka rahvusvahelised ajakirjanikud, rahvusvahelised erinevad uudisteagentuurid kohal ja kirjutasid selle loo, et maailmas on üks riik, millel on rahvuslipp, mille puhul on täpselt säilinud see originaalne lipp, nii nagu tehti, nii nagu ta oli. Tema puhul on täpselt teada, mille seda lippu esimest korda näidati, on täpselt teada, kes selle õmblesid. Et selles mõttes rahvusvaheliselt Eesti lipu, sinimustvalge lipu lugu on üsna erakordne. Aga nüüd teie põlvkonna ja sinimustvalge loo juurde. See pilt on tehtud laulupeol. Paar aastat tagasi, kui oli noorte laulu- ja tantsupidu, siis ma olin seal abiks vabatahtlikuna ja aitasin paari välisajakirjanikku, ühte ameeriklast ja paari sakslast. Neil oli vaja intervjuusid kokku leppida või niimoodi, siis ma leidsin neile lauluväljakul need õiged inimesed üles, kellega nad rääkisid, kellega nad oma intervjuusid tegid. Ja mõlemad saksa ajakirjanikud ütlesid, et kui nad seda pilti nägid, siis see tekitas neil sellist ebamugavustunnet või isegi kõhedustunnet. Mis te arvate, miks? Laulukaarel oli tuhandeid noori, kõik lehvitasid entusiastlikult sinimustvalgete lippudega, publikut oli veel rohkem 10 000, kõik lehvitasid sinimustvalgete lippudega, aga miks see saksa ajakirjanik, kes sellist kõhedust tekitas? Kui te võtate saksa ajaloo peale, siis mis seal sellist kurba ebameeldivat on? Saksa ajaloos siis kõige kurvem periood on 1933 kuni 1945, kui nende riiki juhtis Adolf Hitler ja see oli siis natslik, väga agressiivne riik, mis vallandas teise maailmasõja. Ja selle natsiideoloogia üks osa oli siis see, et Saksa riigi lippudega lehvitamine, avaliku ruumi katmine Haagristi lippudega, ka okupeeritud Eestis oli sinimustvalge lipp, sakslaste poolt okupeeritud Eestis oli Eesti lipp sinimustvalge keelatud, oli igal pool Saksa Haagristi lipp. Ja kui nüüd need saksa ajakirjanikud, kes ise loomutasa on sellised, olid 40 eluaastates, kui nad nägid sellist pilti, et kusagil staatiliselt lehvitatakse rahvuslippe, siis nemad tajusid seda sellise nagu varurahvuslusena või nagu liigse sellise agressiivse rahvuslusena. Erinevad inimesed alates professor Marju Laavrestunist selgitasid neile, et miks on laulupidu Eesti identiteedi kohalt oluline, miks sinimustvalge värikombinatsioon on meil oluline, miks need kaks asja koos mõjuvad nagu loomulikult ja ei peaks olema kellegi suhtes agressiivsed, aga need sakslased ikkagi lahkusid umbes sellise jutuga, et natuke see ebamugav on seda meie televisioonis näidata, me ei ole kindlad, kas saksa televaatajad saavad sellest lauluga pildist õigesti teada. Nüüd teie jaoks kindlasti ma rääkisin sellest, et milline oli Rakvere siis, kui mina olin 19-aastane, kuidas siin olid Lenini pildid igal pool, kuidas siin oli salapolitsei, kuidas siin olid Nõukogude lipud. Et teie olete üles kasvanud sellises Eestis, kus sinimustvalge on teie elu loomulik osa. Tähendab seda, et sinimustvalge on teie jaoks puhased. Kui õhk on puhas, siis me märkame, et õhk on olemas. Ta on nii loomulik osa meie elukeskkonnast. Märkame, et midagi on valesti siis, kui õhus on kas mingit suitsu või lehka või midagi, et siis me hakkame mõtlema, et õhk on olemas ja et mis on valesti. Et sinimustvalge mulle tundub, et on teie põlvkonna jaoks ka täpselt selline asi,
et ta on kogu aeg teie ümber olemas, te isegi ei märka seda ja te isegi võib-olla ei mõtle sellele. Ja ma arvan, et see on omane olnud laiemalt Eesti rahvale, mitte ainult teie põlvkonnale, ja sinimustvalgete lippude osakaal Eesti avalikus ruumis ja sinimustvalgete lippude tähtsus eestlaste jaoks on kasvanud pärast 22. veebruari 2022, kui Venemaa alustas Ukrainas sõda ja kui tegelikult Eestis ja väga paljudes Euroopa riikides tekkis selline reaalne ohutunne, kas me saame olla kindlad, et meie iseseisvus on tagatud, kui Venemaad juhib Putin, kui Venemaa on selline agressiivne suur naaberriik, kes võib rünnata oma naabrid. Ja ma arvan, et see on olnud üks koht, mis on tegelikult sinimustvalgete lippude tähendust eestlaste jaoks oluliseks muutnud. Sinimustvalgete lippude arv minu meelest meie avalikus ruumis on märksa suurenenud ja hästi iseloomulik on see, et väga palju on Eesti avalikus ruumis Ukraina lippe. Ja kui te vaatate, mina jälgin Eestis elavate venelaste sotsiaalmeediavõrgustike suuremaid neist, siis seal on ikkagi väga oluline osa neid inimesi, kes aeg-ajalt kommentaarides kirjutavad, et nad ei salli Ukraina lippe, miks Eestis on nii palju Ukraina lippe ja selle Ukraina lipu vaenamise kaudu saavad aru, et tegelikult need inimesed on üsna putinistliku mõtteviisiga, nad pigem toetavad Putini seda Ukrainas, mitte nad ei toeta ukrainlasi, kes kaitsevad oma kodumaa. Ja sellel hetkel on ka üsna oluline, praegusel ajal on üsna oluline, et Eesti lipp on kõrvuti teiste Euroopa Liidu liikmesriikide lippudega nii siis Euroopa Liidu peahoone ees Brüsselis kui ka NATO peakorteri ees Brüsselis. Ma rääkisin alguses sellest, et milline oli sinimustvalge tähendus minu põlvkonna jaoks, see oli selline vabanemise sümbol, see oli lootuse sümbol. Kui ma olin 19-aastane või 22-aastane, siis ma olin üsna vaene, mu vanemad olid üsna vaesed, aga ma olin hästi optimistiks ja ma teadsin, et elu saab minna ainult paremaks. Ma ei tea, kuidas teie oma tulevikku vaatate, ma kindlasti näen, et teie olukord praegu on palju jõukam ja turvalisem, oli minu olukord elu 19-aastaselt kui minu pereelu, aga ma ei tea, kuidas teie vaatate oma tulevikku ja milline sellest johtuvalt hakkab olema teie põlvkonda suhtumine sinimustvalgesse lippu. Et see ongi loomulik, et iga põlvkond inimesi, iga põlvkond Eestis ei mõtestab enda jaoks, et mis on siis nagu meie põlvkonna sinimustvalgete värvide tähendus. Minu ajal oli ta üks, Ukraina sõda andis talle eestlaste jaoks teistsuguse tähenduse ja nüüd on teie jaoks, teie ülesanne siis enda jaoks mõtestada läbi see, et mis siis minu ja minu eakaaslaste jaoks sinimustvalge tulevikus tähendab ja kuidas ta sellest johtuvalt käituma hakkab. Nii, aga minu aeg on täis. Juba kooli ajal õpetati, Rakvere Keskkoolis õpetati, ajajuhtimine on väga oluline. Kas teil on mulle küsimusi või kas minu jutt tekitas teid selliseid mõtteid, mille puhul te tahaksite mulle vastu olla? Kui ei, siis tänan teid veel kord selle võimaluse eest koduses, mõnusas, ühtaegu vanas, heas Rakvere gümnaasiumis, teistpidi väga uues Rakvere gümnaasiumis esineda. Soovin teile jaksu lõpuspordiks kooliaasta lõpus, eriti siis soovin edu kõigile abiturientidele, kel järgmisel nädalal on ees viimane eksam. Jõudu teile!